siis sellistest asjadest. Hoonete ja nende konstruktsioonide ja katete olukorra juures on ühte ja teist, mida annaks jälgida ja olukorra halvenemist kindlalt tähelepanu. Et see on oluline, see on selge. Näiteks seinte märgumine toimub väga kiiresti, aga kuivamine võib võtta kuid või isegi aastaid. Ja kui meil seinad on näiteks teatud aeg märjad olnud, siis võib see tähendada seda, et meil hakkavad seal seened arenema. Ja nendest lahti saamine võib minna väga kalliks. Regulaarne visuaalkontroll ei pruugi piisav olla, eriti sellistes hoonetes, mis on väärtuslikud, aga kus kõikides ruumides iga päev või isegi iga nädal ei käida. Teate, võib olla ühe kurva lugu ühe mõisakooliga, kus ühe klassi üks sein hallitas täitsa ära, sest see klass ei olnud kasutuses. Ja oleks vaja selliseid olukordi nagu välistada. Õnneks on võimalik inimtööd kokku hoida ja sellist jälgimist natukene ka automatiseerida. Tehniline jälgimine, automaatne jälgimine tähendab siis seda, et teatud parameetreid tuleb pidevalt mõõta, salvestada kuhugi, visualiseerida, kui keegi neid näha tahab, ja kui parameetrid väljuvad lubatud piiridest, siis tuleb automaatselt genereerida ka häireteade, mis läheb siis õigete inimesteni kas e-maili või SMS-iga. Ja kui juba selline süsteem on välja ehitatud, siis tegelikult ei ole tal väga keeruline ka üht-teist seal juba juhtida, lisaks jälgimisele näiteks sisekliimat. Ja tavaliselt mõõdetakse temperatuuri, seda on väga lihtne teha, niiskus on ka suhteliselt lihtne, mõõta saab nii õhku kui seinakonstruktsioonide niiskust. Aga üks väga oluline asi on gaaside kontsentratsioon. CO2 on tavaline asi, mida mõõdetakse CO vast samuti, aga huvitavam on see, et on olemas umbes vähemalt 18 sellist lenduvat orgaanilist ainet keeruliste valemitega, seal on hästi palju C, H ja O tähti sees. Ja kui neid aineid esineb, siis on põhjust kahtlustada seente olemasolu, sest seened toodavad selliseid aineid. Seni on tundlike ja selektiivsete andurite olemasolu või kättesaadavusega olnud probleeme just lenduvate orgaaniliste ainete kinnipüüdmiseks, seente tuvastamiseks. Aga siin asi on praegu kiirelt arenemas ja nanotehnoloogia võtetega on tulemas aina paremaid, tundlikumaid, selektiivsemaid andureid. Nii et kokkuvõttes ma ütleks, et kõike saab mõõta, milleks on meetod ja andur olemas ja mida saab siis elektrilise signaalile kuidagi muundada, sest elektriline signaal on see, mida enamasti nagu mõõta saame või edastada saame. Nii, andurid, kui me hakkame midagi siis hoones mõõdistama või mõõtma, tuleks muidugi hajutada üle hoone laiali. Ja siis tekib kohe alati küsimus, et kas me saame anduriteni vedada mingisuguse kaabelduse või peame hakkama kasutama raadioside kasutavaid andurid. Raadiosidega andurid on muidugi kallimad ja nende kasutamine on mõnevõrra ebamugavam, sest esiteks võib olla raadiovõrgul endal ajuti mingisuguseid probleeme, aga teiseks saavad patareid umbes kord aastas tühjaks ja neid tuleb vahendada. Ja hajutatud andurid ei ole mõtet
hakata nendest kokku vedama kuskile ühte punkti mingisuguseid pikki kaableid. Siis tuleb üle selle jälgitava maja panna ka teatud arv selliseid andmehõive mooduleid, mis omavahel on küll võrgus, aga mis korjavad siis kokku neile lähimate andurite signaalid. Niimoodi me saame asja üles ehitada palju loogilisemalt ja kokkuhoidlikumalt. Nüüd selles andmehõive moodulite võrgus on üks neid mooduleid kavandav seade. Ma nimetaksin seda programmeeritavaks automaatikakontrolleriks, kelle ülesanne on siis regulaarselt läbi käia kõik need andmehõive moodulid, korjata info kokku, teha teatud eeltöötlus, võib-olla skaleerimine, võib-olla esmaste häirete välja filtreerimine ja siis saata need andmed edasi üle interneti kesksesse serverisse, kus toimub andmete salvestamine ja alarmide formeerimine majanduse korral. Miks me peaksime andmed saatma kuskile kesksesse serverisse, miks me ei või seda salvestada mingis kohapealses logeris? Aga just sellepärast, et me tahame teada saada, kui midagi hulluks läheb. Me ei taha kord nädalas või kord kuus sõita siia koha peale ja vaadata, et mis andmelogerites seal kogunenud. Ja teine asi on see, et kui juhuslikult objektiga side peaks katkema, siis keskne andmekogumisserver saab sellest aru ja ta tekitab ka sellest kohe spetsiaalse häire. Otse objektil saadetavate alarmide korral. See võimalus jääb ära, et kui side on kadunud, siis me ei saa sellest tegelikult teada, et side on kadunud. Nii. Ja muidugi kasutajatel on siis nende andmetele ligipääs olemas selles mahus, nagu nende kasutaja õigused on, seda saab mitmes tasemes nagu määrata. Väike pilt selle kohta, kuidas see siis nagu välja näeb. Vasakul on siis objekt, see välikasti sees koos kõikide anduritega, mis on praegusel juhul kokku tõmmatud otse nagu objekti kontrollerisse, aga see on vahepeal võiks olla veel terve rida andmehõive mooduleid. Ja näidatud on ka kaks täiturit, ilmestamaks seda, et kui meil on mingi tark seade, mingi kontroller koha peal juba olemas, siis tema jaoks ei ole mingi probleem tegeleda millegi juhtimisega, lisaks sellele, et on midagi jälgida. Interneti kaudu toimub andmeside, server, kus siis info salvestub, kus siis visualiseeritakse seda infot ja tehakse häired ja selle sama serveriga suhtlevad siis kasutajad, kas lihtsalt veebibrauseri kaudu või e-maili või oma internetti. See ülemine abiserver, seda alati ei pruugi olla, aga teinekord on sellest suur kasu. Nimelt see alumine monitooringuserver on ikkagi selline universaalne monitooringuserver, ega tema väga ei tunne muret selle üle, mis seal objektil ikka tegelikult toimub. Tema ülesanne on info kokku koguda, salvestada, näidata, aga kas ühe või teise parameetri muutumine koosmõjus mingite teiste parameetrite muutumisega teatud suunas tähendab head või halba, ka tema sellest aru ei saa. Ja sellepärast on mõnikord, kui on ikka väärtusliku objektiga tegemist ja andmeid palju ka, tasub appi võtta mingisugune abiserver, mis siis töötleks kogu seda andmemassiivi, mis monitooringuserveris kogutud on ja kui info on töödeldud, saadud mingisugune tulemus, kas või näiteks olukord hea ja olukord halb, selle sama tulemuse saab abiserver tegelikult monitooringuserveriga tagastada ja seda tulemust on võimalik visualiseerida kasutajatele koos kogutud andmetega. See on kõige lihtsam meetod. Nii. Seda ma nüüd rääkisin, milleks need serverid on ja mida nad teevad. Lähme edasi, vaatame ühte tegelikult töötavat monitooringusüsteemi tema ekraanipilti. See on üks
Kohtla-Järve objekt, säästvargumeerimise infokeskuse ja TTÜ uuringu objekt, mida me monitoorime. Ja üks selle kasutajaliidese vaade koosneb tabelist. Tabeli iga rida tähendab ühte jälgitavat parameetrit, või ka mitu samatüüpilist parameetrit. Kõikide nende ridade kohta tegin natuke suuremalt see andmete varusaaks vahe stardist, akupilge, potentsiaalne ruumilõpp, elektritoit ja olemasolu kliimajuhti. Sinna allpool on huvitavana parameetrid, soolusvood ja niiskused igasugused, aga süsteem on üldine. Iga jälgitava parameetri kohta tehakse automaatselt graafik 10 aasta ulatuses. Selle graafiku peal ei pruugi olla üks tapaselt või jooni võib olla palju ja nende joonte hulgas võib olla ka lubatud piirid. Kui sellest välja minnakse, siis on kohe näha, kus nüüd siis on häiretlikult mingi koht. Värviga näidatakse rohelise korrasega punasega, kas selle parameetriga on kõik korras ja vastavalt sellele värvi muutusele muutub ka siis seal rea lõpus selgitus ehk täiesti erineva teksti saab ette tuua rohelise korrase või punase ehk siis normaalse, hoiatusliku või kriitilise olukorra kohta. Need kaks ikooni, kes siin objekti juures on ka olulised. Esimene neist Wiki ehk elektrooniline dokumentatsioonihoidla. See on sellepärast hea, et see on alati kohe käepärast kõik skeemid, dokumendid, juhendid, mis selle objekti jaoks võivad olla olulised. Ei tea, et kusagil pakkudest otsima tunnustuskohast. See on andmekujuline ikoon, siin on kaugseadistuse ikoon. See võimaldab muuta tegelikult objekti kontrolleri seadistusi ja panna paika, näiteks alarmide koostööd. See on väga hea, kui on kaugseadistamisvõimalus olemas. Ja nüüd pildikene siis andmete visualiseerimisest. Siin on toodud ühele lehele välja 3 erineva tabelirea graafikut ja neid võib valida siis nagu suvaliselt kogutud andmete hulgast. Ja nii palju kui vaja ja neid saab vaadata siis mingisuguses ajaskaalas ja valitud ajaskaala kehtib siis korraga kõikidele graafikutele. See on muga selles, et kui meil mingites andmetes toimuvad mingisugused imelikud jõksud või kahtlased nähtused, et meil siis huvitab kindlasti näha, et mis samal ajal toimub muude andmetega. Ja kui me leiame mingisuguse koha, siis hinnega tõmbame siit niimoodi üle ja siis kõik need graafikud hüppavad sellesse valitud alasse. Suunnitakse laiali. Nii. Oli aeg, kus automaatjälgimine tõesti oli kallis ja see ei pruugi enam nii väga olla, sest süsteemi kulukomponentide hindades on toimunud muutusi. No, andurite hinnad langevad aeglaselt, nad siiski langevad. Tugevalt on langenud kontrollerite ja andmehõive seadmete hind. Ja on langemas, ütleme nii. Mitmesugusest litsenseeritud tarkvarast on võimalik tänapäeval juba hoopiski kõrvale hiilida. Keskserver ei pea olema üldse enda server, selle võib võtta pilveteenusest virtuaalserveri. Ja ühesõnaga asi liigub odavnemise ja suurema vabaduse suunas. Ja IT-Villa on seda suunda ka edukalt ära kasutanud. Kõigepealt peab ütlema, et selleks, et riistvara hinda alla saada, tuleb kasutada universaalseid komponente ja soovitavalt maistootetavaid komponente. Teine asi on see, et igasuguste selliste väga spetsiifiliste ja tootjakesksete
seadmete asemel tasuks kasutada selliseid universaalseid ja vabalt programmeeritavaid seadmeid, eriti hea, kui nad on Linux või Android operatsioonisüsteemi, sest nendele progejaid leiab väga palju ja nendele progemine on tunduvalt odavam kui mingisuguse spetsiaalse automaatikakontrolleri progemine, mille programmise keel on igal tootjal erinev ja kui sa oled selle 1 aastaga ära õppinud selle keele, siis on sul igaveseks kadunud tahtmine õppida järgmise tootja programmeerimiskeelt. No, siit võib teha kohe järelduse, miks suured automaatikafirmad, automaatikaseadmete tootjad varustavad ülikoole enda tehnika täistopitud õppeklassidega. Et koolist väljuvad insenerid just nende toodangule orienteeruks. Ja IT-Villa on tegelikult hakkama saanud ühe sellise asjaga, et on välja lasknud automaatikakontrolleri, mis peamiselt tugineb Android-telefonid. Väga Android-telefon on siin sees standardses automaatika tinistu korpuses, mooduli väljuses, mis on sellele telefonile üle alla sellesse mooduli alumisse kihti võib paigaldada IO-kaart, sisendite väljundite ühendamise lisakaart, mis siis telefoniga suhtub USB. Ja telefon annab meile kohe kaasa kõik need võimalused, mis ühes tüüpilises automaatikapaigalduses on vajalikud, ehk CPU, mälu, sideseade, isegi 2-3 sideseadet, kasutajaliides, muutetundlik, et GPS ja muud võimalused, kaamera, rääkimine, see muide on kontrolleri juures üks väga hea omadus, et oskab ka rääkida. Kahjuks küll mitte eesti keeles veel, aga inglise keeles väga hästi, sest inimene teinekord ei lähe lihtsalt vaatama, mida talle kirjutatakse või püütakse talle öelda, aga kui sul ka elektrikaubis keegi järjetatud räägib midagi, siis sa pead reageerima. Ja selle signaali võib muidugi ühendada ka maja nii-öelda HIFI võrku. Nii, keskserveri teenus. IT-Villa poolt pakutav keskserveri teenus on siis üles ehitatud vabakaaralistest komponentidest. Ja üks väga selline levinud seesama, mida ma teile enne näitasin seda ekraanipilti, see on tegelikult interneti algusest ja juba laialt kasutusel populaarne Nagiose nimeline monitooringusüsteem. Seda oli vaja natukene kohendada ja täiendada, et saada kätte tema kasutatavus tehniliste objektide jälgimiseks ja täiesti ükskõik milliste objektide jälgimiseks. Kuna on see elektriline mõõdetud signaal, siis on see objektiga ka nagu jälgida. Ja sellise asja kasutamine ei ole sugugi kallis, umbes 10 eurot kuus objekti kohta, sõltumine sellest, kui palju on seal jälgitavad andurid, kui palju on süsteemil kasutajaid, selleks on väga odav, arvestades võrreldes näiteks sellega, näiteks tüüpiline SCADA süsteemi kuuluv objekt, kõigepealt ühelt lausa vanasti, ma ei tea, mis viimased hinnad on, aga vanasti ei olnud mingi probleem maksta 3000 eurot selle SCADA kliendi eest, mis läks sinna koha peale, kohas SCADA-orisse, lisaks kõigile riistvarahi ja andurite hinnale. Ja 10 000 eurot Selveri tarkvaralitsensi eest. Et juba see kokkuvõttes on nii suur ja nagu te teate, mida suurem on esialgne investeering, seda suurem kipub olema ka edaspidine hooldustasu iga kuine või iga aastane. Et selle teenusega nagu on kokku hoidida või vähemalt 10 korda, kui mitte mõnikord 100 korda. Nii, aga ettekanne jõudis lõpuni, nüüd on aeg küsimusteks. No nii, kuidas siis on küsimustega IT-Villale?
Kas oleks äkki kellelgi kodus natukene mõningaid asju järgida? Nii. Ja. Üks on praegu praegu, mis kliima suurusjärgus, oletame tahtsime mingisugune toalmääras, sisekliima, ütleks circa mingi temperatuur, mingi 5 tunnis ja mingi 10 temperatuuri andmed, ütleme mingisugune 10 suhtelist niiskust, siis ütleme CO2 ja ütleme veel kokku, ütleme 50. Ja palju võiks olla sõlk investeering, suurusjärgus maksima minna. Ja mis ta võiks olla, mul on esimene nõudnud sama igavesest tuulust, mingi aasta 2 aastat. Jah, ütleme, ülalpidamiskulud, umbes nagu ütlesin, et 10 eurot kuus, aga väljaehitamise hind sõltub paljuski ikkagi olukorrast ja sellest, mida seal teha tahetakse. See on praegu ei ole... Meil on praegu näiteks ühe liini, aga monitoorid mitte selle järgi juhtud. Ja, siis on siin tegelikult suhteliselt lihtne. Siis ma arvan, asi on kusagile 1500 ja 2000 euro vahele. Aga kui juba midagigi üles ehitada, siis tasuks midagi ka juhtida juba. Kuigi selle juhtimise sisse seadmine, see võtab ühekordse investeeringuna seda tarkvara arenduskulu juurde ja see on vähemalt samas. Aga kas sinna kanti ka jääma, et mina näen võimalust tarkvara hinda alla viia sellega, et lõpuks hakkavad tekkima standardsed korduskasutatavad moodulid. Ma olen üritanud nendeni jõuda, aga seni on alati ikkagi suhtlus omanikuga, tekivad tema erisoovid, nii ja naapidi ikkagi mingisugune rätsepa töö kipub alati sisse tulema, sa ei saa neid puhtaid mooduleid tehtud. Ja üks asi, mis ma ise mõtlesin, et kuidas võiks nende mooduliteseni jõuda, oleks see, kui saaks mingisuguse maja teha selle koostöö püsti panna. Siis seal oleks jube hea kõik ühesuguseid lahendusi peale laduda, ilma sul oleks mingisugust vaidlust omanikuga ja tema erisoovide arutamist. No nii, kas on veel küsimusi? Kui palju erakoolud, kui palju on selliseid lahendusi erakoolud? Meie oleme paigutanud vähe 3 eramajadesse, aga ma arvan, see on selline... Ka 4. projekt on juba tulemas. Jah, aga see on tulevikus on ta kindlasti palju populaarsem teema kui praegu. Iga hinda selles pärast. Jah, eks. Ja teadlikkus ka tegelikult, sest inimesed nii väga ei saa veel aru, et mis automaatika, mis see mulle annab, et palju see mulle neid kokku hoiab ja palju ta mulle mugavust juurde toob. Eks ta teeb mõlemat, aga kas ta nüüd segab inimest rohkem, kui ta aitab, see on ise küsimus. Kui me räägime, et mida üks koduautomaatika üldse peaks tegema, siis tegelikult minu arvates peaks ta tegema. Teda peaks nii vähe näha olema, kui vähegi võimalik. Ta peaks olema abiks ja sekkuma siis, kui ta ise enam hakkama ei saa. Kahjuks on nii, et kui süsteem on peidus ja tegutseb nii hästi, et temast ei ole kippu ega lõppu kuulda, siis inimesed arvavad, et milleks mulle seda? Kas ta mul on või ei ole, ei nimeta mingit vahet. Et selliseid süsteeme, kus sa saad välismaal viibides, koduse pelliku tuld süüdata ja kustutada, selliseid